Mm. Nii, mul salastub. Minul ka. Mu mikrofoni stand on natuke kõver. Teaks, et ja ma ei saa aru, miks. Makes no sense. Ei, see on okei. Nii on, erinevatel meestel on erinevat moodi. See peaks. Tõsi, jah. Kuju ei loe. Loeb see, kui kaugele sa seda visata. Loeb see, kui sa viskad, kas ta tuleb tagasi või mitte. Lojaalsus. Oh man, mõtle kui... Imagine if your penis could betray you. Just I mean, defect. Kind of can. I mean, yeah, but like... Läheb... Ma lähen nüüd Kevini juurde. Kolin välja. Yeah. But how will I pee? Hakkab neid postereid võtma seinalt, mis sulle. See on minu, see oli minu, mina mäletan. Vaidled. Kuidas me Pokemoni kaardid ära jagame? Segame ära korda mööda ja teeme 2 kuhja. Nii et järjest läheb 1, 2, 1, 2 ja sa saad ühe. Okei, aga mina valin esimesena. Okei. Tere tulemast Ebaõnne 13 tänaval nimega Ebaõnne majas number 13. Mina olen taas kord sinu igavene ja jätkusuutlik saatejuht Max Sommer ja täna me teeme asju, no teeme nii teistmoodi neid täna. Ma ei tea midagi. Minu vastas istub Matteus Kampus, kes on minu alatine külaline. Ja täna, oi Mart, täna, kuidas täna asjad lähevad. Räägi kõigepealt enne, kui me läheme nagu saateid, räägi mulle, kuidas sul nagu läheb täna? Okei, võib-olla kõik kuulajad ei tea, mõned üksikud võib-olla ei tea, et mul on tõesti täna on sünnipäev. Ja tuli ära see vanus on ju ja selles mõttes see vanus on okei, sest et ma olen noor endiselt ja see on nagu ma olen väga-väga noor lihtsalt mingi castingute mõttes ja niimoodi. I can play young as well, nagu ma saan mängida noort ka, et ma vabalt võiksin võtta üle mingid rollid, mis teised, ühesõnaga, aga no ma ütlen ausalt, et siiamaani nagu on raske olnud, sest et ja ma tean, et kõik hoiavad tagasi ennast natukene, sest et see suur asi, mis toimub nüüd on nagu toimumas ja ma ei ole saanud nii palju kõnesid, kui ma lootsin, isegi nagu Facebookis tavaliselt vaata inimesed kirjutab, keda sa ei ole näinud, mingi Robert põhikoolist kirjutab sulle, hei, palju õnne sünnipäevaks ja ma mõtled, kes see, jah, ma käisin temaga samas klassis, aga see aasta Robert ei ole tulnud. Ei ole Roberteid, jah. Aga ma tean, et see kõik on, kohe vallandub. Ja, aga Mart, see on sel aastal põhjusega, miks sa ei ole, sest ja ma sain aru natuke, ma tundsin seda, et nagu hei, see ei saa kogemata olla. See ei ole võimalik, et inimesed lihtsalt nagu unustavad mu ära. Jaa. Eriti nüüd, kus nagu me oleme nagu kuulsad, on ju. Eriti nüüd, kus nagu me oleme laiemalt tuntud, mitte ainult sinu klassikaaslastele, vaid ka nagu lihtsalt Eestile laiemalt. Me olime isegi Redditis hiljuti, keegi pani ja isegi oli 8 kommentaari. Ja olime nulli peale vooditud 0 kogu aeg. Ja siis ma vaatasin, mis selle skooriga Redditis toimub. Ja see on 0, ehk siis downvoted 0. Ja siis see läks korraks 1 peale. Keegi pani üles. Aga üldiselt ikka üritatakse all hoida meid. Sest me oleme tõused, me oleme liiga kuulsad. Me oleme liiga kiiresti just tõusnud ja see hirmutab inimesi, ega ma saan täiesti aru. Ega see edu, mis me oleme saavutanud, see hirmutab mindki mõnikord. Mõtle, alles 2 aastat tagasi ma ei olnud saatejuht. Jaa, sul oli teine nimi isegi, paar aastat tagasi. Jah, paar aastat enne seda oli mu nimi isegi. Ja kunagi oli aeg, kus ma olin alaealine, nagu sa suudad seda ette kujutada. Et nagu see lihtsalt on meeletu, mis juhtunud on
lihtsalt minuga isiklikult. ja mul on ka öösel vahel ma nagu magan ja siis Ja siis, yeah. magan, eks ju. Jah. Ja siis on nii ja mis ma näen, on auhinnad, ma näen, et Mattias Naan teab, kes ma olen. Yeah. Et Jarek Kasar teab, kõik need mu sõbrad, kes on nüüd mu sõbrad, eks ju, popkulturist, pop on seal, kulturist on seal, nad on kõik seal. Mõlemad on seal, yeah. Et see on tore, see on lihtsalt tore. See on tore ja rääkides sõpradest ja rääkides ma vaatan ringi siin praegu tühjas majas. No, Mart, selles mõttes, ma ei tea, kui palju sul nagu oled märganud, aga ma olen korraldanud väikse üks asja meile siia. Sinu nimel, sinu auks ja olen seda kuid ja kuid planeerinud tegelikult. Ma tean, et see on suur vanus, mis sul tuleb. Minu Sweet 16 ikkagi. Sweet 16, jah, see on see podcasterite Sweet 16 on tegelikult Sweet 30. Ärme... 30 osa. Okei, seda võib öelda. Ja. Aga muidu ma sain 16. Jaa. See on ka põhjus, miks me pidime saatejuhti vahetama, sest lihtsalt legaalselt oli keeruliseks muutumas. Mul oli aeg saada jälle 16. Jah. Ja selle tähistamiseks ma olen kutsunud täna siia 16 külalist. 16 sinu parimat sõpra. Oh my god. Ja nad tulevad. Nad kohe varsti tulevad. Nad on jõudmas. Kes juba siin on? Või nagu, kas nad on selle ukse taga? Või selle ukse taga? Või selle ukse taga? Või see hästi väike uks seal nurgas? Meil on küll väga palju uksi siin korteris. Me peaks nagu midagi sellega ette võtma võib-olla, aga kõigepealt ma kutsusin lihtsalt nagu tutvustuseks nagu, et kuidas see käib, ma kutsusin Mikk Pärnitsa. Mikukene. Ja meie esimene ja meie suurim toetaja. Ja no selles mõttes ta tuleb, on ju, ta tuleb varsti. Mikuga, kas ma enne... Ja räägi meile nagu väike see asi, mis sa tahad just... No ma tahtsin lihtsalt teada, kuidas me mõlemad teame Mikust tööd. Ühesõnaga, mina, Max ja Mikk olime metsavennad kõik koos. Ja ma mäletan seda nii hästi. Euro oli just tulnud Eestisse. Jah, 2013. Mis ainult ärgitas meid tugevamalt võitlema. Ja veel, ma mäletan veel mitu aastat peale meie see on niisugune, meil oli ka nagu krooniterrorism, kus me läksime poodi ja me nagu vängelt üritasime maksta kroonidega. Ja siis, kui öeldi me siis nagu me tegime uhke sellise strateegilise taganemise ja jooksime tagasi metsa. Ja see oli meie võitlus. Ja ma eriti igatsen meie neid uniforme, meie riietus, mis oli nagu, mis me olime võtnud vanadest nendest müntidest ja kroonidest lihtsalt nagu kokku õmmelnud siuksed, et nagu näidata kõigile, et nagu hei, see ei ole kadunud. See on kõige parem nagu metsas nagu kamuflaažina või nagu stealth, nagu ta ei olnud vaikne absoluutselt. Ja iga kord, kui nagu politsei märkas, oli ka veits imelik, sest nad mõtlesid, et miks teil nagu nii palju Jakobsone lihtsalt on ja miks teil kõigil nagu seeria number ainult ühe võrra muutub? Ja need lihtsalt ebamugavad küsimused tekkisid alati. Tihtipeale, kui külast läbi käisime, siis inimesed, kes mööda läksid, võtsid natuke kaasa. Ja see lõpuks oli ikkagi kõndisid alasti. Ja see on tore, aga ikkagi see metsavendus ja see selline vänge võitlusvaim on ju Mikul ka sees ja eks ju. Ikka seista selle tõelise Eesti eest, tõelise ja kõik, mis nagu sümboliseerib ta päris Eestit. Ja ta isegi käis Kleidiga kuskil, tegi mingi asja Kleidiga ja kas see ei ole mitte tõesti terrorism heas mõttes? Ja see on Eesti terrorism. Minu raamatus on hea terrorism. See on sul terve peatükk. Hää terrorism. Juba ammu eestlased ütlesid, et no küll see hää terrorism tuleb. Jah, aga see on kuidas Mikk kohtasime. Oh my god, ma juhu ära, mul on nii palju rääkida. On ju, ootame ära, ta on teil siin, ma vaatan, ma näen ta veisi praegu, ta on liikumas ja varsti tuleb. Aga nii kuni me Mikku ootame, ma kutsusin veel ka
ka Robin Juhkendali. Et Oh, nagu Joblin. Robin ütles, et tuleb teeb meile natuke kes kontserdi ja nagu etendus natukene, et noh, on see nagu õhtu, on see nagu see Oh, wow. laulja meil siin õhtul. Ja no temaga muidugi, noh, juhtus muidugi see, et ta pidi, ta palgati nagu Soome superstaari laulma praegu. Ahaa. Et ta vist nagu, ta ütles, et ta ütles, et üritab tulla. Nagu taustal lihtsalt või? Ei, nagu lihtsalt nagu osaleb. Jaa. Jaa. Et nagu. Et see Soome otsib Eesti superstaari. Jah. Jaa. Vaata soomlased nagu mõtlesid, et nagu, kuulge teil, anname paar näpunäidet teile. Vaata, teil ei tule nagu, keegi vaata Eesti superstaari, Eesti laulu, mitte keegi vaatab neid. Jaa, aastaid ei ole vaadatud juba. Ja, aga Soome oma vaadatakse. Kõigile meeldib, rootslastele meeldib, lätlastele meeldib, austraallased vaatavad Soome superstaari ja nad ütlesid, et tahavad nagu meid ka harida ja võtsid Roberti selleks siis, no Robert läks Helsingisse, et noh, siis nagu seal treenida nendega ja õppida seda värssi ja kõike seda. See on huvitav, et no võib-olla räägime sellest ka natukest, et sina ütle Robert talle. Et miks Robert, mitte Robin? No vaata, see läheb kõik tagasi sellesse enne seda, kui Robert või Robi, nagu ma ka mõnikord ütlen. No mina ütlen Joblin. Joblin Ruhkental on see, mis mina ütlen ja Joblin on meie jaoks. Vaata, Robinčikoga ongi see huvitav selline asi, et nagu tal on igal inimese, kellega ta kohtub, on ju, tal on erinev hüüdnimi. Olenevalt siis sellest, kuidas temaga kohtutakse. Ja võtame lihtsalt paar tükki läbi. Jah. Et no mina isiklikult kutsun Robertiks, sest me kohtusime piiri peal ja siis see oli siis, kui ta veel nagu tuli Eestisse. Ja siis ta pass oli lihtsalt siis oli selline Taamal, et oli Robert Juhken ja sellest mulle see külge jäänud lihtsalt vaata, et raske muuta on ju. No Tyrannosaurus Rob. Jah. Loomulikult on ta tuntud siis, kui oli veel klubi korter ja protestis hängiti ja mida Tyrannosaurus Rob tegi, siis tol ajal oli põhimõtteliselt nagu crash'is, nagu ikka hävitas. Tagantjärgi päris hullult hävitas ära nagu päris mitu paari ja kriis, tol ajal Robinile meeldis kriisata. Ja ta tegi kätega sellist asju, hästi väiksed käed, tõmbas nagu käed taha, need oleks hästi väiksed ja siis ta kõndis ringi ja kriiskas ja viskas õlu ja siidreid igale poole. See oli vaatepilt, aga huvitav, et samal ajal ikkagi nagu laulis ka, et ikkagi alati selline nagu tõeline esineja. Laulis seda Jurassic Parki filmi ja tümises. Siit ma tulen, ma olen Tyrannosaurus Rob. Ja niimoodi käis. Just niimoodi käis ja pudelid lendasid ja kõigil oli vahva ja tore. Ja kahju, et see korter lõpuks kinni pandi, sest sellega pandi ka Tyrannosaurus kinni. Jah, aga mis tuli peale seda loomulikult? Peale seda tuli Jakobson Juhkental. Et see oli ka siis veel Eesti ajal, enne muistsel Eesti ajal. Ja Robert vaata, ta maksis alati 10 krooni kaupa. Et ükskõik, mis tal oli, mille eest ta maksta oli vaja, ta oli ainult 10 olid. Ja ta oli juba sol ajal ta oli siukene naljamees ja tegi natuke nalja, joonistas sinna kübaraid nendele Jakobsonidele peale ja vuntse. Ja mõnikord joonistas ekstra 0 taha või ekstra 3 näiteks sinna ühe ette. Et ei, mul ei ole 10 krooni, mul on 310 krooni. Siis kõik küsivad, kus sa said sellise, see on väga huvitav number, mis nagu raha peale panna ja see on ära muretse. Ja peale seda muidugi tuli Batmani Robin, kus siis, ja see oli huvitav aeg Robin Juhkental elus, et ta hästi palju siis seal Levist väljas, kus me olime ja igal pool, et ta pani nagu selga sellise musta keebi, musta nagu maski, nagu selle Batmani maski ja mis ta siis tegi, oli see, et ta tegelikult kõndis nagu ringi baaris ja siis ta võttis käed nagu pani taha ja hästi niimoodi väikseks tegi ja siis ta nagu tegi kriiskas niimoodi nagu seal filmist vist. Ta ütles, et see on sealt filmist ja suht ikka hävitas ära päris mitu
ja, mitu õhtut. Ma mäletan, seal oli üks mingi, just oli mingid 12 klassi mingi lõpupidu, kuhu me crash isime ja Batman ja Robin tuli ja kriiskas ja no ei jäänud ükski laud ümber pööramata, ütleme nii, ja väga lõpus kõigil. Ei jäänud jah, ja me ei saanudki kunagi teada, kes see nagu Robin on. Jaa. Selles mõttes, et ta tuli sisse, karjus, siin me oleme, Batman ja Robin, aga see oli ainult tema ja nagu vot mina ei tea, see on müsteerium on ju, et kes see Robin siis oli. Ma arvan, et ta oli seal kuskil taga. Filmis. No keibi taga või kuskil seal. Okay, taskus. Ja, võimalik jah. Aga ühesõnaga Robin ka tuleb, ta tuleb varsti, ta ütles, ta proovib tulla. Et kui ta saab nagu lauluproovidega tehtud, siis tuleb siia, teeb ka väikse viisi ja väikse regilaulu meile. Kas võin küsida täpselt, mida ta ütles oma sõnadega? No ma saatsin talle selle käsitsi kirjutatud kirja, nagu ma kõikidele külalistele saatsin. Ja siis ma nagu kuulasin läbi selle lindistusseadme, mis mul on tema ja kõigi teiste meie külaliste kodudesse paigaldatud, et ta luges seda valjult, sest ta tead küll, ta peab valjult ette lugema, muidu teil on natuke raske. Ja siis ta luges selle läbi. Ja siis Robert Juhkental ütles, et okei. Ja. Nii et ma eeldan, et nagu, ma tundsin nagu siirust ta hääles. I mean, jah, see on positiivne vastus, eks ju, see on okei. Ma lõpetan kirjad alati, sa tuled, on ju? Ja. Siis on nagu, nad peavad ütlema ei, et nad ei tule. Ja, see on hea mõte, okei. Okei, põnevast, ma tahan Robiniga rääkida igasugustest asjade laulmisest eelkõigest. Ma olen nagu hakanud järjest süvenema sellest rohkem ja ma olen avastanud tegelikult, et mu hääl on mingis mõttes minu instrument. Ja ma ei tea, kas Joblin on mõelnud nii kunagi enne, aga ma ei tea, kas keegi teine on tundnud selle peale, aga minu jaoks nagu mu hääl mingis mõttes, isegi tasku häälinguna, see hääl, Max, meie hääled on mingis mõttes nagu meie instrumendid. Kas see tõesti? Okei. Mina olen alati mõelnud, see on rohkem meie taskud. Et nagu, kus sa hoiad oma väikseid mõtteid ja väikseid naljakesi on ju, sa paned taskusse ja võtad õigel ajal välja. Et sa paned oma naljad ja mõtted, paned oma hääle sisse siis, kui hääl on tasku. Ei, no ma mõtlen, mul on füüsiliselt nagu kirjas lihtsalt paberi peal, siis ma võtan need taskust välja. Okei. Aga ma ei tea, võib-olla sul on ka nagu mingi point, et häälega nagu, ma ei tea, ma ei ole kunagi mõelnud endas kui inimesest, kellel on hääl. Okay. Et no tõsi on ka see, et sa ei ole kunagi mõelnud endast kui inimesest. No see on küll tõsi, ja. Okei, aga no see on tore, hilinevad, eks ju, see on tore, aga ma näen, see uks juba on seal natuke lahti ja ma näen, võib-olla mingid varjud käivad seal. Uks on, ja need on lahti ja eks nad kohe tulevad sisse. Hetk, poisid, oodake, kohe võite tulla. Okei, tegelikult võiks tulla juba, mida on imelik, aga okei. No jah, varsti, aga lihtsalt siin nagu selles mõttes aja mõttes, et ma tean, et sa oled on ju suur kirjamees, sulle meeldivad sõnad ja sulle meeldib nüüd nagu kirjutada, on ju, nagu kindlas järjekorras võib olla, on ju, teatud moodi ja sulle meeldib ka nagu jäädvustada asju, et sul on kõik need kaamerad, mis sul on minu magamistoas nagu näiteks, on ju. Jaa. Ma teen loomingut, inimesed tihti küsivad, Martin, kuidas sa võtad välja need lood, mida sa teed, need stsenaariumid, mida sa lood, kust need tulevad, mille peale ma võtan välja taskust Eesti Ekspressi, hästi kokku volditud, väga 7 korda, väga tugevalt kokku volditud ja ma teen selle lahti ja ma ütlen, näe, kõik sõnad, mida sul vaja on, et olla sama geenius nagu mina, on siin ajalehes täiesti olemas. Nad lihtsalt ei ole õiges järjekorras. Ja, täpselt. Ja sellise loometöö austamiseks ma kutsusin külla ka sinu sõbra, meie sõbra, Eestimaa sõbra, eestimaalase, Jim Ashilevi, et ta tuleks filmiks ja produtseeriks siis nagu selle dokumentaali
sinu Oh, 3.16. sünnipäevast. wow. Et ei oleks nagu, et kõik näeksid ka, mis see on lõpuks jõuda sellesse kuldsesse ikka. Ja Ivo Krustok loomulikult, ma eeldan siis, et sellega nagu, No, ei, no, ta ei tule, on ju? Ei, no Ivo. Ivo ei tule. Ei. No. Jah, okei. No pärast seda intsidenti me ei saa, me ei saa, ta ei ole sobilik, vaata nagu. No ma endiselt ütlen, et need prillid, mida ta kannab, on fake. Jah, ja nagu isegi seal ei ole klaasi, oli see, mis ma tol hetkel ütlesin. Ma ütlen, sul on lihtsalt raamid mees, ütlesin ma tolle. Ma olin levist väljas, eks ju, ja Joblin oli seal ja hakkas just panema käsi taha. Hakkas just kriiskama. Ja, aga Mart, ma ütlesin sulle, et kui sa teed neid süüdistusi, sa pead vaatama, et poleks inimesi kaameratega ümber. Sa pead tegema seda. Ja just sel õhtul filmiti uut kelgukoeri ju. Ja sa nägid seda ja ikka ja no Mart, Viga oli tegelikult ka see, et ma ei vaadanud väga täpselt, et kas tal on klaas seal ja kui ma panin oma sõrmed läbi, et nagu panna läbi nendest klaasidest ja ma lõin talle lihtsalt silma või noh, lõin vastu klaasi ja siis klaasid läksid vastu silma ja tegelikult tal oli ka, et see oli nagu pettumust valmistav moment minu jaoks. Õnneks tol hetkel ka Joblin hakkas kriiskama just, et see oli okei. Aga jah, ma ei taha Ivo Krustokki, ma ei taha näha. Ja kui järgmine kord me teeme popkulturistidega, siis me teeme popkulturistiga. Me teeme ainult kulturistiga, pop võib koju jääda. Aga Jim, oh my god, Jim! Jim tuleb, Jim võib tulla nüüd. Jim! No ta tuleb, ta toob veel kaamerad ja asju autost, nii et see sekund läheb aega veel. Ta tuleb ja ta tuleb, filmib, sa näed, ma olen pannud stendid püsti siia juba, on ju, meil on mikrofonid ja meil on valgustus, on ju, ja ta lihtsalt filmib, ta lihtsalt nagu, see mõttes nagu, võib-olla sa ei märkagi teda, see mõttes nagu, ta ei ole nagu külaline selles mõttes, ta on rohkem nagu, ta on rohkem nagu atmosfäär. Vaatleja, ta on atmosfäär, on ju, ta on nagu see salajane nagu saatejuht. Ta on mingis mõttes nagu see kolmas tegelane, tema näide endist Portselansuits. Jah. Kes on selline ebamaine, nagu peaaegu natuke saatanlik või jumanlik kuju, kes nagu liugleb nende tegelaste ümber ja vahel. Täpselt. Okei, tore oleks olnud näha päris elus, tore oleks rääkida. No jah, eks selleks on ka aega küll, aga me laseme temal siis nagu olla, las tema filmib, las tema vaatab siis on ju, see pärast, mõtle kui tore, Mart, pärast, mõtle tore, siis kui sa saad järgmist korda 16, siis me saame vaadata tagasi ja vaadata, issand mäletad, issand kui noored me olime ja issand, oi, mis see Mikk küll tegi seal selle koogiga ja issand, mõtle need lood, mis me täna loome ja jäädvustame, Mart. Mõtle kui ilus. Aga mida Jim ütles, kui ta kutse sai nii? No Jim saatis kirja tagasi, kus ta oli kirjutanud alla sükse sinist värvi nagu sükse käemärgid, nagu pöial on nagu püsti. Ja ta saatis selle mulle kulleriga tagasi. Nagu pöial on püsti, selles mõttes, et lihtsalt tema nagu pöidla nagu märk oli seal peal või? Nagu tindi, nagu kui sa ei oleks nii haritud vaataja nagu sina, siis see oleks võib-olla lihtsalt nagu tindiplekk. Ja no, võib-olla tõesti treenimata silmale see tunduks nagu plekk, aga me oleme Jimiga palju läbi käinud, me teame, me mõistame nendese keelt nagu ja ei, see oli selgelt pöial, see oli selgelt, see ei olnud nagu ümar. Ei, ma tean, teie nagu suhe on palju sõbralikum kui minu ja tema suhe on. Sina ju, ma nägin seda äratundmisrõõmu, kui ma ütlesin Portselansuits. Jah, ma ei tahtnud nagu välja näidata seda, aga see on tõesti raske hoida. Oh my god, see on see näidend. Jaa, sealt teatrist. Jaa, Jim, issand, ma mäletan, et see üks asi, mis ta ütleb, see on lihtsalt. Aga jaa, et see mõttes, ei, ta tuleb. Okei. Varsti kohe jõuab. Aga nii kaugeni ta seda oma varustuste asju püsti paneb, Mart, siis vaata, mul on, kui sa vaatad oma tooli alla, seal on pilt ühest inimesest. Ja seal on kirjas siis õnnitlus ja siis, et mis pildil näed? See on nüüd meenutab natuke seda Eesti Ekspressi, mille ma lahti valitsin, sest see kiri siin pildi juures on
see on väga, see on nagu, mis see on, kuskil 40 lehekülge või? Sorry, ühesõnaga see on Jarek Kasvar. ja. See on Jarek Kasari pilt, mis nii tore, eks ju, ja kui ma lihtsalt, ma loen natuke seda teksti, eks ju, väga tore. Ühesõnaga, mul tundub rohkem, et ta lihtsalt nagu arutleb erinevate asjade üle. Et ta lihtsalt natuke lihtsalt räägib erinevaid siukseid erinevaid asju, mis tal on meeles. See ei ole, ma üllatan, et see ei ole minust, ma isegi näe ühtegi korda, et minu nime oleks mainitud. No selles mõttes, see on pikk tekst selles mõttes, et ja see on suunatud, see on sinu tooli all, selles mõttes sa ei peagi nagu tingimata kasutama, nagu meie ei ütle teineteisele oma nimedega nagu ei pöördu. Jaa, ta räägib rohkem, ta räägib siin korraks purjetamisest. Jaa, tal on paat, jah. Ta räägib, et kus ta keskkoolis käib, igast nagu tema asju lihtsalt. Aga tore, aga oota, kas see tähendab Jarek ei tule siis, Chalice ei tule, sest et ta on ikkagi minu inimene, minu inspiratsioon. Jaa, ma kutsusin ja see oli nagu tema vastus. Ma kutsun, et nagu hei, kuule, tule Mardi, see on nagu see, mis ta ütleb, nagu ma eeldan, ma ei lugenud ise läbi kõik, nagu ma eeldasin, et nagu, et kui sa nagu, et see on nagu selline eelkingitus nagu tehakse. Et sa nagu, jaa. On ju? Siin on hea 10 lehekülge on lihtsalt nagu norskamishääled, nii et võib-olla ta jäi magama vahepeal, kui ta seda kirjutas. No kui sa, kõik teavad, kui sa kirjutad ja see kõik tuleb läbi sinu, ükstapuha, mis toimub su elus, kes sa oled, Jumal võtab üle, ole, ütlesid vanad hispaanlased ja mis nad ütlesid, see tähendas seda, et Jumal on sinuga. Et jah. Aga ei, ta kindlasti tuleb ja no keegi küll ei öelnud seda välja, aga ma kuulsin, et Robert tahtis nagu duetti teha Chalice'iga, et nad kirjutan sulle sünnipäeva laulukese. See pidi üllatus olema, aga ma ei suuda lihtsalt tagasi hoida. Ei, ta tuleb ikka, ta tuleb. Ja tal on lihtsalt vist, tal on see süntesaator, mis tal on, vaata see, mis ta alati kaasas kannab. Ta vist see läks natuke katki, et ta pidi selle korra ruttu parandama minema, aga ta võib-olla veidik hiljaks, veidikene, aga ei, ta tuleb. Okei, ja see veidik hiljaks nagu selles mõttes, et täna tuleb täna või täna? Ja pidu on täna. Okei. Ja lihtsalt praegu on meie 2. No praegu õhtu on noor veel on ju, me alles sätime on ju, produtsent läks alles kooki ostma on ju, see on kõik nagu rahulikult on ju. Okei, aga kui on meie 2, kui on meie 2 siis see teab, mis see tähendab, seda, et Mattias Naan on ümber nurga tulemas kohe. Ja ma näen, et siin on üks uks ja kas ma lähen teen lahti selle? Ma üritasin seda ma üritasin tõesti peidus hoida, aga see on tõsi, me ei saa Mattiasest lahti. Jaa, ta on alati meiega. Ta alati vastab. Jaa. Alati tuleb, kui me kutsume ta pidudele ja ta tuleb ja ta on loonud spetsiaalse stand-up rutiini lihtsalt sinust. Et nagu kui kõik on siin, me teeme nagu Mart Mattius roast teeme. Okei, aga ta võib oodata meiega koos. Ta ei pea olema eraldi üksi kuskil kapis ootama. Ta võib tulla siia ja me hängime nii kaua, kuni tuleb Jarek ja tuleb Robin. Ja, võib küll. Ja. Kus ta on? Oota, ma kirjutan talle ruttu. Ta on siin majas kuskil ja meeldan. Ja, ta ei kuule meid. Okei, ma lähen vaatan läbi järjest uksi. Ei, nagu ta ei ole meie korteris, ta läks korraks, seal all on see väike poeg, ta läks korra sinna, ma kirjutan talle. Ma lähen vaatan aknast ja ma võin vaadata, kas on. Me lindistame praegu nagu, teeme selle lõpuni, siis ta võib. Max. Ma kirjutasin. Okei, Max. Ma näen, et ta nägi. Mis ta, Max, mida ta päriselt ütles? No, ma kutsusin teda, on ju, ma kirjutasin talle ma kirjutasin Facebookis, sest nagu me oleme Facebooki sõbrad. Sa oled Zuckerbergi fänn ka hull. Jaa, mulle lihtsalt meeldib nagu tema visioon maailmast. Ja ta kirjutas mulle just eile, jõudsin Kalju Kuus. Et ma tean, see ei ole see tänav, kus me elame.
jaa, aga ma eeldan, et no, see on nagu Tallinnas. Nii et kas peale seda oli sorry, vale inimene? no, jah, Okei. aga selles mõttes ta tuleb, sest et ta nägi kutset ja ta tuleb nagu kõik teised. Aga Tead, mis ma ütlen selle peale? noh, Fuck Mattias Naan. okei. Nagu hui nagu savi. See on selles, et ilma temata on eriti nüüd, kus nagu järgmine osa, see osa, mis praegu on, me salvestame, mis on ilma temata ja enne oli just temaga. Inimesed kohe saavad aru, kuidas see energia meie vahel on parem. Naljad on tugevamad, kui teda lihtsalt ei ole. See on nagu selgelt tunda, kuidas me nagu ei paanitse, me ei vaata kella. Et kui tema on nagu ruumis, siis ma lihtsalt tunnen alati nagu ma oskan jalgrattaga sõita, ma lähen jalgrattaga sõitma, on ju. Ja siis tuleb Mattias Naan ja siis mõtlen, okei, ma panen abirattad enda jalgrattale siis. Mul pole vaja neid, aga Mattiasel on vaja neid. Mattiasel on vaja, et meil oleks need. Sest muidu ta lihtsalt, vaata, ta kardab, et me võtame üle lihtsalt. Et tal on vaja nagu handicap'ida. Ja see on ka, noh, ja see on asi, mida meie ei tee oma vahel. Ei, me ei võistle ja me ei handicap'i üksteist mitte kuidagi. Me ei pane üksteist halbadesse olukordadesse oma positsiooniga. Ei. Me ei tee selliseid asju. Mina ütleksin, et meie oleme teineteise abirattad. Nagu meie sümbioom, see on nagu meist koos. See on karmim kui sümbioos. See on rohkem nagu mingi parasiitlus. Dependency, sõltuvus. Ja, aga me mõlemad oleme parasiidid. Olen nagu teineteise see. Nagu me ei ole need üks meist on selline suur elus organism, mis üks väike parasiid. Ei, me oleme mõlemad parasiidid, kes lihtsalt ei suutnud leida mingit koera või vana inimest midagi, siis me leidsime teineteise. Ma olen mingi sa oled Yang Mu Yinile, baby. Selles mõttes see madu sööb madu värk nagu maailma lõpu asi. Sa oled tikk, ma olen tokk ja koos me näitame aega. Ja kui on Mattias Naan siin vahel nagu, siis see rikub kõik harmoonia ära tegelikult. Mul ei ole mingit, mina ei tahagi näha üldse. Ma ei taha üldse näha Mattias Naani enam. Jah. Mina ka mitte. Võib-olla korra mingi paari kuu pärast, kui meile... No, paari kuu pärast on teine asi. Aga praegu? Inimese kõik rakud ja munarakud muutuvad iga paari kuu tagant. Sa oled põhimõtteliselt uus inimene. See, et su munarakud muutuvad. No välja arvatud sulle, sest sa pead neid käsitsi vahetama, aga see minu jaoks on natuke keerulisem protsess, ma lähen vanni, mul on supp, mul on erinevad asjad ja ma saan selle tehtud. Ja paljudel on, maailmas on vähemalt kuskil tosin inimest, kellel on samamoodi, nii et see ei ole üldsegi isegi mingisugune haruldane asi. See on otsus mõttes tosinatel on see. Jaa, on küll ja see lihtsalt visuaalselt, see, kuidas see protsess on lihtsalt, ma olen üritanud kutsuda nagu BBC-d ja National Geographicut siia, sa ei luba, sa ei taha. Sa ei taha lasta neil filmida, kuidas sa teed seda. Jaa, sest et sa oled kutsunud nagu ühe sarja nimi oli vist My Freak või midagi selline, nagu ma tahan päris asja, ma ei taha seda. Ma tean, sa kutsusid 90 Day Fiancé, mis minu eest ei ole seotudki. No see oli lihtsalt, sest ma tahtsin seda, mul meeldib see üks naine sealt. Aga ühesõnaga sa tahad nagu rohkem nagu mingit David Attenborough või mingit sellist. Mulle meeldib, et sa tahtsid 90 Day Fiancé sellepärast, et sulle meeldib keegi teine. Et sa tahad seda võtta selle sarja ja siis flirtida kellegi teise naisega sealt. David Attenborough oleks hea, Brian Cox, see Darwini mees. Stephen Fry. Okay. Teda ei taha. Okay. Hugh Laurie siis. Fry on lihtsalt siuke natukene toitu minu jaoks. Ja see on tõsi, ta jah, eriti just nagu keelekasutuse poolelt, nagu ta
ta ei oska. no ma ta teen ei järgi räägi korra hästi Stephen Fried. Ja, palun tee. Sest et kõigile vaata meeldib, kui on Stephen Fried järgi, Jah. okei. Ja ta teeb niimoodi päriselt, ma olen käinud proovis ja ta teeb nii, kõik see, terribly sorry, blablabla, kõik see on, ta paneb peale selle pärast, nagu see on puhtalt kirjutatud, aga proovis, On küll jah. Ja see, mida kaasaegne audiotehnoloogia nagu teha suudab, on ikka, on müstika. Kuule, võib-olla see on midagi, mida meie peaks mõtlema, et nagu lihtsalt teeme lihtsalt tund aega tööd ja siis laseme mingil AI-l midagi lihtsalt osa kirjutada. ma olen ka mõelnud selle, et kuidas vähendada meie nagu töökoormust selle podcast'iga, et kas oleks võimalik nii, et me esimesed pool tundi meid ei ole. Ja siis me näiteks helistame sisse. Kas see on variant? Ja, helistame sisse oma enda AI-le. Või me võime teha näiteks nii, et pool tundi teeb osa üks meist ja siis teine tuleb asendab viimaseks pooleks tunniks. Jah, või me teeme hästi aeglaselt. Hästi pikad pausid ja. Jah. Okei. Aga see mõttes peoga edasi minnes, sest et toit tuleb kohe, ma tellisin hästi palju. Mis sa tellisid? No klassikalist Eesti sünnipäeva toitu ikka, kartulisalat ja viinerid teeme ja morssi saame ja tuleb kohe. Aga ma ei taha kartulisalatit majoneesiga. Mis see tähendab? No ma tahan ilma majoneesita. See ei ole kartulisalat siis enam. See on kartulisalat, kui sa ütled, tere, palun mulle kartulisalat ilma majoneesita. Ei no, aga see ei ole, aga see on lihtsalt kartul siis. See on lihtsalt kartulisalat miinus majonees. Ei, aga sul on vaja majoneesi salati jaoks. I mean, senimaani nagu tundub, et on hakkama saanud kõik Tšaikovskis, kui ma käisin ja küsisin, kas teil on kartulisalat, et siis nad ütlesid, et ei, aga me võime teha teile härra ja ma ütlesin, väga hea, tehke ilma majoneesita, palun. Ja siis nad nagu tõid sulle? No pikk paus oli. Ja pidin tulema tagasi nagu... Kirjaga? Ei, ma pidin... Linnavalitsuselt? Pidin tagasi tulema nädalaga hiljem. Teises kostüümis. Ja küsime uuesti. Kas sa muutsid oma aktsenti ka? Ma läksin tagasi oma naturaalse aktsendi juurde. Mitte see, mida sa muidu kasutad, jah? No mitte see, mida ma taskuhäälingu jaoks panen. Ja ma läksin tagasi Tšaikovskisse, ütlesin bitte einen kartulisalat, Entschuldigung, ja oli sarnane kogemus. Nii et see on tehtav. See, et nad saavad aru. Okei. Sellist aja küsimus. Okei, no selles mõttes, eks ma võin, mõtlen see catering on nagu teel siia, eks ma võin öelda, et võib-olla võivad tee peal, nagu ma ei tea, majonesi välja võtta. Siis... Ja ma tahan, et sardellide peal oleks nagu näod, nagu praetud. Okei, jah. Ei, ma teen seda ka. Ei, see on okei. Tead mis? Ma olin kutsunud veel Peeter Oja ka salakülalisena. Ma ütlen Petsile, et ta teeks need näod sardelli peale. Talle meeldib noaga asju kraapida ja mängida. Et las ta teeb. Võib-olla teeb veits hiljaks siis. Ma arvan, ta oli just kohe saabumas. Aga Peeter Oja. Kui see on tähtis sulle. Peeter Oja, esimene ärapanija. Kui on vaata kõige nagu see tüüp, kes tõesti pani ära selles saates. See number 1, ta on number 1 nendes selles saates. Ta on number 1, jah. Ja ta tuleb. Tuleb siia, et temast on meil oigu palju lugusid rääkida, oigu palju me oleme kokku puutunud temaga. No Kreisi raadio päevil juba. Ja. Sina olid tegelikult ma mäletan, sina olid ju seal see Keena ja Potsataja sketšis, sina olid tegelikult Keena. Kõik arvavad, et see on see teine tüüp, Võrno või kes iganes. Tegelikult olid sina. Jah, põhimõtteliselt küll.
selles mõttes, et mina olen siis nüüd puppeteer, mina olen see, kes hoiab neid nööri üleval ja sketšis spetsiifiliselt meil oli probleeme, sest Peeter nagu otseselt ei suutnud tollel päeval rääkida ja liikuda. Ja selline, ja see on nagu lavastaja väljakutse on see, et kuidas sa nagu töötad inimesega, näitlejaga, kes ei liigu ega räägi. Kuidas sa töötad inimesega, kes ei näitle? Kes nagu ei suuda üldse vaadata, kuhu ta kõnnib ja lahendus oligi siis see, et ja tegelikult see on väga huvitav, see on Stanislavski ka rääkinud natuke sellest, me sidusime ta nagu kinni nöörtega kinni ja mina võtsin ülevalt nöörte kinni ja siis liigutasin neid nöörtasid igale poole ja nii kuidas vaja oli ja tegelikult lõputulemus oli ikkagi kuulus sketš ja tõestas, et ei olegi tegelikult otseselt vaja olla teadvusel. Pole vaja olla teadvusel, jah, ei ole vaja nagu, ei ole vaja üldse pingutada tegelikult. See mõttes, et kirjuta alla sellele lepingule ja siis ilmu kohale ja no küll keegi nagu olukorra ära lahendab, on ju. Wow, see on umbes, see on väga sarnane, mida meie nagu teeme oma saatega, et ilmume kohale ja küll miskit tuleb, on ju. Ja me küll suudame rääkida ja liigutada. Mis on üks eelis, mis meil on võib-olla. No me suudame rääkida. Liikumine on siuke, oleneb päevast. Ja autoga me sõidame ka paremini natukene. Jah. Aga, wow, Peeter, no siis oleks väga torest, et me saame teha siukse retro nostalgia nagu intervjuu ja jutu, eks ju, ja see on tore. Mind huvitav, kas sa said mu koogi nagu kirjelduse, milline ma tahan mu kook oleks? Jaa. Okei, väga hea. Ma lihtsalt tahtsin, et see on korras. Et see tuleb siuke nagu. Aga sa tahtid seda, ma sain selle kätte, nagu sa tahtid seda tänaseks? Jaa, sünnipäevaks, jah. Aga okei. Ma mõtlesin, et see oli nagu, see oli nagu kirjas, kelle sünnipäev see oli. Ja ma mõtlesin, et see on nagu mulle, minu sünnipäevaks. Okei, ma ei tea, mida... Ma tellisin selle oma enda sünnipäevaks, mis tuleb umbes 9-10 kuu pärast. Okei, ma ei tea, mida sina peale hakkad põleva koogiga, aga minul olid nagu spetsiifilised plaanid enda tänaseks päevaks on see, et mul on põlev kook on ju ja minu traditsioon minu peres, kus ma olen pärit Dresdenist on ju Saksamaal, me hüppame üle põleva koogi. Hüppad üle põleva koogi. Ja sellest ma sain aru, jah. Ja meil on päris palju probleeme on, kui on olnud nagu bachelor partid, siis tehakse sama traditsiooni, aga see, jah. Tuleb välja, et selle see naine on seal sees. Keegi oli seal sees. Ja see on nagu hästi selline, see on nagu twist olnud. See on see, miks sa pidid Dresdenist ära tulema lõpuks. Aga see mõttes ma tõesti ei saanud sellest aru, et sa nähtad seda tänaseks. Ma mõtlesin, et sa oled nagu tore minu vastu. Okei. Ja... Tere! Ühesõnaga, minu sõpru ei tulnud ja... No nad tulevad arsti ja koogi, ma tellisin koogi. Lihtsalt, Millised sa tellisid? Kirju koera või? Kirju koera, jah. Ma tean, sulle meeldib. Sulle meeldivad koerad ja värvid, nii et. Sa läksid koogi pagari juurde, ütlesid, tehke kirju koer. Jah. Ma ei läinud nii palju pagari juurde, kuivõrd nagu pagari osakonda Rimis. Ja sa andsid neile pildi koerast ja siis kõrval sõna kirju. Jah. Ja ma olin lihtsalt pilt koerast, ma olin värvinud ülelist markeritega natukene. No, aga sellest nad peaksid aru saama. Ja see ei ole midagi, mille vastu ma otseselt olen. See võib-olla läheb selle majoneesitu kartuli salatiga hästi kokku tegelikult. Ja, võib-olla läheb. Kas sa tahtsid nagu, see mõttes tahtsid nagu kõigi jaoks kooki, on ju? Ei, ma tahtsin ühte väikest endale. Ühte ampsu. Okei. Jah. Ainult ise endale? No, jah. Selles mõttes, et seda küll, kui suur mu amps on. 1 sekund, palun. Okay. Aga
No aga räägi mulle, kui oleks üks külaline, keda sa tahaksid, ükskõik kes, kes see oleks? Ja ma ütlen sulle, kas ma teadsin teda ja kas ma kutsusin teda või mitte. No las ma mõtlen inimeste peale, keda ma olen kutsunud siia saatesse ja ütlema valjusti nende nimed välja, kes ei ole vastanud. No Hendrik Almet näiteks oleks üks nimi, keda ma tahaks kindlasti saada. Aga mis ta ütles, kas rääkisid temaga, et Facebookis ma suhtlesin temaga ja vastus oli minimaalne. Minimaalne vastus ja minimaalne selles mõttes, et seda ei olnud. Et nagu see otses mõttes nii vähe kui võimalik. No minimaalne selles mõttes nagu õhk on nagu noh, see on nagu läbipaistev ja nagu kuidas sa seda testid või vaatad, sa ei saagi, et see on seal, aga samas seda ei ole. Aga samas sul on vaja seda elamiseks. Et sul on vähemalt see konversatsioon olemas. See oleks tore, jah. Ma kirjutasin talle ka ja noh, see läks nagu, ma ei ole päris kindel, kas ta nägi seda, sest see läks, kõigepealt läks ta sekretärile, siis läks läbi ta advokaadi ja siis mingi mees nimega Aljosha helistas mulle ja ütles, et palun ütle sellele teisele tüübile, et ta jätaks meid rahule. Wow, ma saatsin ühe sõnumi Henrikule ja see oli juba piisav. Selle nimi on Suur teater Eestis. Suur teater on see, kes kaitseb selliseid inimesi ja selliseid näitlejaid ja väga raske on läbi saada sellest. See on sama asi, kui sa üritad arstiga võtta ühendust või sa üritad, see on institutsiooniline selline kaitse, mis nendel inimestel on. Ja lihtsalt üks väikene message Facebookis sellise reaktsiooniga. Wow. Jah, üks sõnum võib hävitada kogu su karjääri niimoodi. Tegelikult, nii et see oli iseenesest võib-olla väga ohtlik otsus üldse kutsuda nii suurt tegelast. Jah, aga mingis mõttes võib-olla on hea teada teistel nüüd, et kui Mart lajatab Facebooki message itesse ja sa ei vasta, no siis juhtub see järgmine kord. Me mõtleme ja solvame sind. Mõtleme välja mingid lood. Ja solvame sind ja see on selline väikene ohtlik selline mäng ja kas sa oled valmis seda mängima ja kui oled, siis šahmat ja tuli. Match point on ju, aga kui sa ei ole valmis, siis lihtsalt vasta meile ja tule tee meiega saadet siin väga pingevabas ja sõbralikus õhkkonnas meiega koos. Kas keegi veel? No ma tahtsin öelda ühe nime, kes Evert Boom, kes on suunamudija, TikToker. Inimene, keda ka mina tean. Ja temaga oli siis selles mõttes huvitav kogemus. Ma saatsin ka sõnumi ära. Ja siis vaatan päev hiljem vastust seal tundel. Huvitav. Ja läheb mööda veel paar päeva ja vastust ei tule. Ja tegelikult nagu päris nagu mitu nädalat ja vastust ei tule ja mul on selline tunne, et temaga on midagi juhtunud. Ja see ei saa olla midagi väga ilmselget, sest videosid ta teeb edasi ja ta nagu suhtleb teiste inimestega ja nii. Aga seal peab midagi väga-väga valesti olema, sest et ta ei ole siiamaani minule, ta ei ole siiamaani vastanud. Wow, see on väga imelik. See on väga imelik, sest see ei ole üldse loogiline, sest kui Mart Juur vastab meile, siis Evert Boomi ometi peaks. Kas sa arvad, keegi hirmutas ta ära? Ise mõtlen, et võib-olla Mart. Võib-olla Mart ise? Okay. Võib-olla Peeter ütles. Võib-olla Peeter, jah. Et kuule, sa võid minna sinna ainult siis, kui see Evert Boom ei lähe. Või äkki Kalmeti inimesed jõudsid talle ligi. See on tegelikult kõige tõenäolisem. Aljosha helistas talle ka, jah. Nojah. Aga kas me võiks nagu lihtsalt, kuna on sünnipäev, sükene asi on populaarne, mida inimesed teevad, milleks on siis ämbri nimekiri. Ja see tuleb siis sükest vana Kreeka... Ämbri nimekiri, mitte ämbri challenge.
ei, ämbri nimekiri okei . ja sul on ämber ja sa paned oma nimekirja sinna sisse ja siis sa viskad selle merre või midagi sellist . ja . et mis oleks sinu näiteks paar asja , mis sul seal nimekirjas oleks ja siis ma tulen enda juurde asjade juurde . asjad , mis nagu sa teha tahad elus lihtsalt , jah . jah , okei , no mina huvitav . ma väga-väga tahaks lõpuks kodujuustu proovida . jah . ma siiamaani ei tea täpselt , ma ei saa täpselt aru , mis see on . me oleme teinud ühe osa , kus ma räägin sellest minu arust natukene . sul ei ole meeles ? Nope . okei . aga ma tahaks teha seda . ja teha , ma näen juba , kui vähe sa tead , et sa ütled , et sa tahad kodujuustu teha . kodujuustu süüakse tegelikult . ja seda teha , sa võid teha nagu luua seda ka , kui sa soovid nagu nullist , eks ju , aga üldiselt seda süüakse . minu jaoks , ja ma nüüd ühendan kaks asja . ma tahan näha virmalisi suures kanjonis . okei . see kõlab nagu siuke logistiline , paras pähkel logistiliselt . no las ma viskan veel ühe , sest et boonuspunktid , kui ma saan ka delfiinide kujuda samal ajal . okei , nii et me peame minema Grand Canyonisse , ehitama basseini sinna . see on väikene jõgi kuskil ju . okei , delfiinid saavad ihas ka hakkama natuke aega . importima delfiine ja siis kuidagi looma piisavalt sarnase kliima , et saada virmalisi . okei . no aga kui sa ütled mulle , et see ei ole tehtav , siis ma ütlen sulle , et ära otsi vabandusi , palun otsi lahendusi , mis on minu kooriõpetaja kunagi ütles mulle , kui ma ei tahtnud koori tulla . nii et samamoodi , kui on suures kanjonis virmalistega ja delfiinide kujumine , siis otsi lahendusi . see on tõsi , kui meie podcast on üldse midagi , siis see on üks suur lahenduse otsimine paljudele muredele ja mõtle , kui palju inimesi me tegelikult aidanud oleme üle aastate , kui me oleme teinud seda . kindlasti mingi paar tükki . paar tükki . rohkem kui ühte . on sul mõni veel ämbriku nimekiri ? ma tahaks olla linnapea . ükskõik mis linna . tahaks olla lihtsalt korraks ühe linna linnapea . tahad olla selle võimupumba juures ? ja ma tahan näha , kas need võtmed on päris . ja , sest et öeldakse , et sa saad igasse korterisse sisse . ma tahan lihtsalt teada . ma ei taha tingimata minna igasse korterisse sisse , võib-olla mõnda . ma tahan teada , kas see päriselt toimib niimoodi . sa ei pea isegi sisse minema , sa võid lihtsalt minna korterisse ja teha testi ja läheb lahti uks ja siis oled nice ja siis lähed ära . jah . vot seda ma tahaks tõesti teha . see on jah , ja see on kahju , me presidendiks me ei saanud , on ju . nii et noh , see on väike tagasilöök muidugi sellele poliitkarjäärile , aga kuidas ma tahaks seda võtit . ja on legendid , et see on šokolaadist ka , nii et kujuta ette , kui magus see šokolaad veel võib olla . issand jumal . eriti siis , kui sa teed selle ukse lahti ja siis sööd . siis on muidugi probleem see , et sul ei ole võtit pärast enam , mis on võib-olla natuke jama . sul poole saad välja murda . jah , tõsi . ma tahaks Siberi raudtee . Siberi raudtee on kuulus kõige pikim , kitsaim raudtee maailmas . hästi kitsas on . ja sõidab siis minu arust Moskvast Vladivostoki , eks ju . ja mina tahaksin , ma ei tea , kas sa näid sihukest filmi nagu Snowpiercer ? ja see on see action . Ameerika action . ja see on see , kus nad on kõik kinni seal rongi peal ja tekivad siuksed klassid ja . Elronis , ja see on midagi sellist , mida ma olen alati tahtnud järele proovida . ja minu võib-olla siis , minu ämbriku nimekiri oleks siis võtta üle ja me rääkisime enne hääst terrorismist , võtta üle nagu see terve rong ja panna gaas põhja ja tehagi , vaadata , loome , siin on bourgeoisie ja siin on meil madalad klassid ja siin on kõrged klassid ja paneme eraldi kupeedesse ja siin kupees on laboratoorium ja taimed ja siin saavad ühte asja süüa ja siin sa saad valida , mida sa sööd ja teha selliseid sotsiaalseid eksperimente . ja siis kõige esimeses kajutis , kõige luksuslikumas olen mina , kus on siis
nagu siukene, kuidas öelda, nagu savist, siuke punased kaljud natukene ja siis on siukene nagu jacuzzi seal keskel ja LED-valgused üleval ja mina ja paar minu siukest väga libedat halli kaaslast seal vees ja lihtsalt tunde no mingisugune saa olla võimupumba juures, tunda ennast natukene jumalana ja minu arust ei ole liiga palju küsida. Minu arust ka mitte nagu võib-olla see ei pea olema isegi Siberong, Rail Baltic on veel elus, võib-olla lihtsalt nagu modifitseerime seda plaani natukene. Jaa, ma võin teha seda Rail Balticul. Jaa, peaasi, et on rong et peaasi, et rong oleks lihtsalt, jah. Meil on vaja ja rööpaid. Rööpaid, jah. Võimegi teha siukse suure, siukse nagu, aga seal, nagu suvel see Tivolis on ka ju, vaata see väike rong, mis käib ringi. Ameerika mäed või? Ei, vaata see väike rong, vaata mäletad, mis nagu see sõidab mööda seda nagu platsi ringi. Et see, võime sellega proovida alguses ju ka. See on ka mõte, jah. Jah. Rääkides Tivolist, ma tahaks Tivolisse minna. Ma ei ole käinud. Sa oled ainult vaadanud pilte. Ma olen vaadanud pilte, ma olen vaadanud kõrvalt kaugelt mööda sõitnud, sest mind ei lubata lähedale, on ju. Tahaks lihtsalt minna korra, lihtsalt tundub lahene, ma ei tea, tahaks käia. Ja, aga Max, sul on paar asja, mis nagu teevad keerulise selleks. Ja ma tean, et sul on raske rääkida sellest ja ma ei taha nagu haiget teha, aga esiteks, see ei ole küll nagu suur, see ei ole paks inimene mitte kuidagi, eks ju, see ei ole nagu Ameerika obiis, nagu öeldakse, et ei saa Ameerika mägedesse. Mitte enam, jah. Aga su mass, see mass on nagu ebainimlikult. Mart, ma ei saa midagi teha, et see musta auk mul keres on. Nagu see ei ole minu süü, on ju. Ma kui sa üritasid jalgpalli mängida, sa lõid jalgpalli õhku ja siis tuli tagasi tiirles ümber sinu. Ja siis ma lihtsalt jooksin väravasse, sest olin seal. Ja see oli nii kurb vaadata seda, sest et sa oled üksinda väljakul. No ja, aga me võitsime. No, sa võitsime. Sa võitsid, jah. See ei ole... Ma lihtsalt kardan seda reaktsiooni, et mis juhtub, sa lähed Tivolisse ja lapsed on kerged, eks ju, ja sa kõnnid neist mööda ja lihtsalt hakkavad tiirlemas ümber ja varsti need masinad tulevad lahti. Ma olen teinud ettepaneku lihtsalt isegi olla atraktsioon. Nagu, mõtle, kui palju raha nad säästaks, kui lihtsalt paneks minu sinna. Mul ei ole palju vaja, mul on vaja vett ja natuke armastust. Sa võid olla see mees, kes kukub sinna vette, kui lüüakse palliga õigesse kohta. See on selle vetsi nii kohal. Või võin vetel päästja olla, või kui mu laps hakkab uppuma Tivolis, siis ma hüppan vette ja siis mu see viskab ta välja sealt. Või lihtsalt behind the scenes kokana töötada. Jah. Mõtle, kui kergem oleks toitu serveerida lihtsalt. Ma oleks kõik targud endale ette lihtsalt. Kui muidu on vaata need sushi-rongid või vaata need käivad, siis on lihtsalt tegelikult on Max lihtsalt seisab. Seisan, jah. Tellimus number 5, siis pannaks lihtsalt Maxi ümber ja see tiir läbi restorani kuni ja see on tegelikult mõte. Ma olen kõik need plaanid, nagu ma olen maininud kõiki neid plaane neile, ei ole ühegi ka nõus. Jah, see on kurb, ma arvan, et sa peaksid rääkima Aljoshaga tegelikult ja võib-olla läbi Kalmeti inimeste me saame panna natuke survet peale. Ma peaks Aljoshaga näost näkku rääkima, võib-olla nagu lihtsalt, ma ei tea, minema õhtusöögile või midagi. Jaa. Ma arvan, et tegelikult jumala armas poiss tegelikult. Ma soovitan Tšaikovskit. Nagu muusikaks, jah, okei. Restoran ka, restoran Tšaikovski väga hea. Teevad tapvalt head kartulisaated. Ilma majoneesita. Väga hea. Jah, no võib-olla, vaatame, kuidas, eks saadame veel paar sõnumit ringi laiali Facebookis ja vaatame, kes vastab, võib-olla leiame mingi uue benefactori, kes suudab. Võib-olla helistame otse lihtsalt, kes see Tivolt omab praegu? Ma arvan, et see on, eks see on mingi Mr. Mees on, eks see on jälle selline institutsioon. See on, me kõik oleme näinud Tivoli pärijaid sõitmas läbi linna oma Porschedes. Jah, oma Porschedes, mis näevad välja nagu mängurongid. Kaatri muusika käib taustal. Jah, issand. Aga jah, aga no kuule, aeg on vaikselt nagu hakata siis peoks valmistuma, et külalised on iga hetk tulemas.
saabumas varsti . ja , ma ja lihtsalt ei taha , et sellest oleks nagu eelmine kord . kus eelmine kord sa ütlesid , et nad kohe tulevad ja tegelikult mis juhtus on see , et nad ei tulnud . no nad tulevad nüüd . Nad ütlesid , et nad peavad nagu reschedule ima ja see ei ole nagu sobilik teha sünnipäeva kuskil aasta keskel , see ei saa , nüüd tuleb . ja sa räägid tõtt ? või on see rohkem nagu vale ? jep . jaa . kas ma võiks , ma tahaks lugeda su sõnumeid , kas ma võin su telefoni ? Viimane kord , kui ma sulle oma telefoni andsin , siis mu äratuskell ei töötanud enam . nii et . kas sa seekord ? sa ütlesid , et Mattias on seal all poes , ma lähen käin läbi lihtsalt poest . no sa ei , ta ei pea , ta tuleb kohe . ütle lihtsalt , mis sa tahad , ma kirjutan talle . ma ei saa aru , miks ma ei või temaga kohe rääkida ise , kui ta on all poes . no sa oled sünnipäevalaps , sa ei pea tegema asju , come on , Mart , lihtsalt naudi lihtsalt , istu maha , joo limpat ja . ma tahtsin rääkida sellest limpast ka natuke , seal on päris suured nagu tükid seal sees , et no eelmisest aastast , no tead , mulle ei meeldi toitu raisata . mida see tähendab ? kõik , sa ei ole nagu aru , et kõik nagu kogu korter ei ole muutunud eelmist aasta , ma jätsin kõik samaks , et saaksid nagu see, et see pidu uuesti tuleks . kui limonaad kaltsifitseerub selle ajaga , muutub niimoodi pooltükkiliseks , siis see on see hind , mis me maksame lihtsalt . no ja tegelikult , kui ma Tšaikovskis käin , siis ma ütlen limonaad ka , üks limonaad palun koos kaltsiumiga . jah , ja panen selle kihiseva selle tableti sinna sisse lihtsalt sulle . siis ma söön oma kartulit , ütlen yes . Who's the king ? tühjad restoranis . ja see on see atmosfäär , mida ma üritasin luua siin täna sinu peal . seesama selline meeleolu ja selle üleüldine vibe nagu , et sa tunneksid ennast koduselt . okei , aga ma lähen poodi , lähen allapoole . okei , kohe tulevad . päriselt nad kohe tulevad . Wait , see ei ole pood , see on mu kapp . nägemist .